tervis tuleb. Jälle saab hakata nagu elama, nagu rohkem nagu täiel rinnal. Vahepeal siin selle haigusega nagu kõigil on kogemus, et saab väga hästi teada siis, kes sa oled enese teadvustamises. Mitte 100%, aga saad aru, kui kehalises kontseptsioonis sa oled. Kuidas siis sõltud sa, et kui kehaga on pekkis, väga raske on, eks ju, kannatus on kehas 24/7. Ma üldse vist 7-8 aastat vist olen liiga uhkenud kõigile rääkida, et ma ei ole nagu tõsiselt haige olnud. Nüüd oli nagu natuke tõsisemalt. Siis saad aru, et päris raske on niimoodi olla nagu selline särav jumalaga ühenduses ponks ja kõike armastada ja teenida, kui sul keha on nagu kalts. Ja mõnikord on selline tunne, et lihtsalt räägid, et eetrit täis rääkida, sest eetris liigub igasugune erinev vibratsioon, uudised, hirmutamised, mateeria, mina, mulle, minu ekspluateerimised, nagu siin tänases maailmas on olelusvõitlus. Ja siis mõtled, et kui muud kasu ei ole, siis sa räägid ise endale ja sa räägid eetris mingi väikse osa 0,0001 osa vähemalt täis seda püüdlust ja valguse poole roomamist. Et just, et need kaks näitajad siis, et kui on jõle hästi kõik, ütleme, et kõik ütlevad, et sa oled fantastiline. Ja sul on materiaalselt hästi ja siis kõik poevad sinusse. Või siis on täitsa pekkis. Et need kahes seisundis jõuab ise endale küll päris hästi, et kui on partyzone, siis õudselt hästi on kõik, siis vaimne praktika võib-olla mõnel kannatab rohkem või võib-olla mõnel vastupidi läheb paremaks. Just see küllus energiast tahaks jagada, eks ju, aga üldjuhul ikkagi inimene võim hakkab pähe, raha hakkab pähe, eks ju, hakkad arvama, et ma olen andekas ja ilus või mis iganes. Ja siis, ja teistpidi, eks ju, saad aru, kui tähtsusetu ja üksik on hing. Et see on nagu teine teema, et kui palju kehasi, maske, luupe, rolle ja näitlemisi me oleme teinud, mis on vaja, eks ju, me olen ka sellest positiivselt rääkinud, et armastus saaks toimida, ongi, sul on erinevad rollid erinevate looduse avaldumistega, ema, isa, töökoht, lapsed, sõbrad, eks ju, et sa pead õppima seda, aga kui seal foon on selline, 100% oled panustanud selle peale, siis need suured rõõmuhetked, tõusud ja langused, need siis loksutavad paika, et seal ei olegi, et Jumal on halb või hea. Et näha seal taga, et seal on hoolitsev Jumal, hoolitsev emake loodus, hoolitsev kõrgem teadus, kes ei ole kunagi meist lahti lasknud ja meie üksinduse ainuke trööst on siis aru saada sellest, et hinge kõrval on ülihing. Et Jumal on väga lähedal ja lähemal, kui see samsara ja nende karma mängude ja keha samastamiste ja rollimängude hetke sähvatused, õnnesähvatused. Sellised vanad kulunud, aga samal ajal püüad nagu ennast ikka innustada eetris rääkida 0,001% täis midagi head.